Tere tulemast kõigile Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali infopäevale. Tore on näha inimesi saalis, üle 100 inimese jälgivad meid Zoomi vahendusel, kes saavad siis sõna sekka öelda läbi chati. Loodetavasti kasutate ka seda võimalust. Üritame täna olla omalt poolt pigem lühidad ja siis suurema rõhu panna küsimustele vastamisele ja üldisele arutelule. Aga esmalt tutvustame ennast. Mina olen Liisi Aibel, näitekunsti sihtkapitali esimees. Meie sihtkapitali kuuluvad ka Ene-Liis Semper ja Priit Volmer, kes täna proovigraafiku tõttu siin osaleda ei saanud, aga on väga aktiivsed kaasamõtlejad. Ja lisaks soovime tervitada Kultuurkapitali uut juhatajat Margus Allikmaad esimese tööpäeva puhul. Ja lisan, et siis tavaelus töötan mina Eesti Teatriagentuuri teatriinfo ja välissuhete koordinaatorina ja siis annan sõna edasi teistele. Mina olen Jaak Kallik. Ma olen ühtlasi Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali esindajas Kultuurkapitali selles niinimetatud suures nõukogus, mida juhib minister. Ja tavaelus olen ma pensionär ja Eesti Teatri Liidu juhatuse liige. Mina olen Oksana Tralla. Tavaelus olen ma Tallinna Ülikooli Balti filmimeedia kunstide instituuti koreograafia õppekavade kuraator ja koreograaf ja olen hetkel väga algaja siin. Proovin õppida, kuulata ja rohkem on küsimusi kui vastuseid. Tere ka minu poolt, mina olen Gert Raudsepp, mina olen siis näitekunsti sihtkapitalist selles nõukogus teist korda järjest. Olen tavaelus vabakutseline näitleja ja siis ka Teatriliidu esimees. Tervist, mina olen Inga Vares, ma olen ka esimest korda näitekunsti sihtkapitali nõukogus ja ka õppija staatuses. Vabakutseline teatrikunstnik, lavastuskunstnike liidu liige ja Assitee liige. Aga liigume siis väikese üldise tutvustuse juurde. Pikalt me teid numbritega ei kiusa, aga et te saaksite siiski teatava ülevaate, millistele tegevustele näitekunsti sihtkapital toetusi jagab, et siis selleks on siin selline kena tort, mis kajastab eelmise aasta 2021. aasta jaotusi. Etenduskunstide valdkonnas Kultuurkapital toetab peaasjalikult lavastusprojekte, eeskätt loovisikute loometegevuse toetamisele keskendudes, loovisikute enesetäiendamist, sealhulgas õppereisidel, residentuurides, meistriklassides ja kursustel osalemist, noorte täiendõpet välismaa kõrgkoolides, üldjuhul alates magistriõppest, külalisetenduste andmist välismaal ja sealhulgas siis, mis puudutab suuri teatreid ehk siis riigi osalusel moodustatud sihtasutuste puhul, et toetame siis, kui tegemist on algupärandiga seda reisi. Eestis toimuvad olulisi festivale, Eesti dramaturgia tutvustamist välismaal, teatrialase väärtkirjanduse väljaandmist, etenduskunsti valdkonna erialaorganisatsioonide põhikirjalist tegevust ja pensioniikka jõudnud silmapaistvate loovisikute toimetulekut. Oleme üsna paindlikud, oleme avatud erinevatele projektidele. Ma arvan, et näitekunsti sihtkapitali puhul ei ole midagi otseselt kivisse raiutud. Ainuke klausel tõesti, mis kõikide projektide puhul kehtib, on see, et me toetame professionaalset tegevust.
ja nagu siis siit graafikult on näha, siis kõige suurem osa ehk kokku 60,8% toetusest on kulunud erinevate lavastuste ettevalmistamise toetuseks. Kõige suurema tüki haarab sealt sõnalavastuste toetus, aga siis võib-olla sõnalavastused on natuke eksitav, et siia alla käivad ka kõik kaasaegse etenduskunsti projektid. Järgmise jupi haarab enda alla tantsulavastuste toetamine ja siis juba üsna väikeses mahus ka tsirkuselavastuste, lastelavastuste ja muusikalavastuste toetamine. Et miks need on nii väiksed, näiteks tõesti tsirkuse lavastusi on toetatud 1,5% ulatuses, et see ei ole mitte sellepärast, et me ei tahaks toetada kaasaegset tsirkust, vaid lihtsalt neid projekte ongi väga vähe. Ja näiteks muusikalavastuste puhul me jagame seda koormust väga suurel määral siis Helikunsti Sihtkapitaliga. Järgmine suur lõik meie jagatavast toetusest läheb erialaorganisatsioonidele tegevustoetuseks, sealhulgas siis Teatriliit, Teatriliidu alaliidud, Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit ja täiesti uuena eelmise aasta lõpus sai esimest korda toetust ka Assitei Eesti Keskus, mis siis tegeleb teatriga noorele vaatajale. Umbes 6% ulatuses kulub toetus erinevate auhindade väljaandmiseks. Siia alla käivad siis teatriaasta auhinnad, kulkapreemiad ja ka mõned erinevate erialaorganisatsioonide poolt algatatud autasud. Toetame ka üsna, ma tahaks öelda lahkel käel, õppestipendiumide maksmist ja erinevaid siis loovisikuid loominguliste erialaste ja residentuuristipendiumitega. 4,8% meie eelarvest kulub festivalide ja muude suurürituste toetamiseks. Tegelikult need summad on väga suured, mis festivalidele lähevad, aga kuna meil on võimalik saada valdkondlikud tippsündmused Kultuurkapitali suurde nõukokku, siis see tähendab, et Näitekunsti Sihtkapital peab nende eelarvest tasuma ainult 20% ja suur nõukogu paneb omalt poolt 80% juurde. Ja ma arvan, et see on toiminud väga hästi, et tõesti Jaak oskab kommenteerida, aga meie suurte festivalide taotlusi nõukogust vist tagasi pole saadetud. Kommenteerin nii palju, et see on viimaste 2-3 aasta puhul toimunud muudatus. Seni oli nii, et tuli toetada, kui ma nüüd mina ei olnud siis muidugi, aga kui ma mäletan, vist vähemalt 50% või isegi rohkem tuli kapitali ise panna ja siis suur nõukogu andis ülejäänu, kui pidas vajalikuks muidugi, aga kuna teised valdkonnad, eelkõige selle protsessi vedaja on PÖF, kelle eelarve vist kõige suurem, olid väga hädas, siis muudeti neid suure nõukogu eeskirju ja tõepoolest need festivalid, mis on ikkagi tuntud ja korduvad, nende puhul on praegu küll hästi vastu tuldud ja seetõttu ka meie teatrifestivalid, kõik, mis siin on 3-4 tükki, need on saanud viimasel 2 aastal sellise toetuse, nagu nad on väärinud ja mis võimaldab neid ka vääriliselt siis teostada. Ja siis mitte vähem tähtis on see, et 0,9% meie eelarvest kulub teenekate loojate toetuseks, mida ma arvan, et võib-olla paljud ei tea. Kvartaalselt makstakse juubelitoetusi ja samuti saavad hetkel 28 pensioniikka jõudnud loovisikud kvartalis 1000 eurot pensionilisa. Ja siis lisaks veel reisitoetused, toetused konverentside ja muude erialasündmuste toetamiseks, erialaseks kirjastustegevuseks ja nii edasi. Et see pilt on väga lai. Kas kellelgi on vahepeal selle teema kohta tekkinud küsimusi?
siis liigume edasi. Siin slaidil näete meie päevakorda. Miks me oleme üldse täna teid siia kokku kutsunud? Meil oli ikkagi ka põhjus selle infopäeva korraldamiseks. Muidugi me heal meelel vastame kõiksugustele küsimustele, aga meie raha jagamise korras on ees mitmed olulised muudatused, mida me siis täna teie ja kõikide teiste valdkonna esindajatega jagada soovime. Kõigepealt puudutame põgusalt seda, miks me oleme need muudatused ette võtnud ja siis läheme juba konkreetselt edasi stipendiumite, loometöötoetuste ja projektitoetuste punkti juurde. Ja siis natuke loeme ka sõnu peale, mis on meie ootused taotlejatele ja edasi juba küsimused-vastused ja vabas vormis arutelu. Nagu me kõik teame, siis on väga suureks probleemiks olnud viimastel aastatel või vähemalt viimastel aastatel on sellest ka kõlavama häälega kõneldud. Ehk siis kõik, mis puudutab vabakutseliste loovisikute sotsiaalseid garantiisid. Seni on ka Kultuurkapital toetanud lavastusprojekte loometöötoetustega, mis tähendab, et kõik loomingulise meeskonna liikmed on saanud palka nii-öelda loometöötoetusena, millelt ei maksta ühtegi riigimaksu, mis tähendab, et ei teki ka haigekassat, pensionisammast ja nii edasi. Mitte vähem olulisena on meile ka tundunud, et me tahaks anda suuremat vabadust, aga ka vastutust projektide eest nii loojatele, teatritele kui ka produtsentidele. Ehk siis praegu meil on tunne, et Kulka võtab mingites punktides võib-olla liiga suure, mitte vastutuse, aga et otsustab liiga palju teatrite eest ära. Et seda tegelikult me ei soovi. Lisaks pole vähem oluline see, et nagu me teame, et siis lavastusi on igasuguseid, ei ole need ainult traditsioonilise loomingulise meeskonnaga, kus on lavastaja, kunstnikke ja etendajaid, vaid kaasaegses etenduskunstis võivad need rollid jaguneda, seguneda, liituda, võib-olla kaasatakse kunstnikke, kes ei ole etenduskunsti valdkonnas nii-öelda klassikalise kompetentsiga, kes ei ole lõpetanud ühtegi lavakunstikooli. Jah, et ühesõnaga, et meile tundub, et võiks olla teatritel palju suurem vabadus ka tööprotsessi käigus veel neid otsuseid ümber vaadata ja loomemeeskonnal siis samamoodi, et see annab vabamad käed. Täiesti uue asjana on võimalik küsida loomingulise meeskonna liikmetel suuremahulisteks ja või spetsiifilisteks ettevalmistusprotsessideks. Ettevalmistusprotsess on siis see, mis toimub enne prooviperioodi, eraisikuna täiendavat loometöötoetust. Et me loodame, et see annab samamoodi natuke süvenemisaega, süvenemisvõimalust, et tõesti on võimalik 2-3 kuud pühendada ennast sellele täiendavalt ühele projektile, ei pea tegema kõiki kõrvaltöid, et selleks, et leib laual oleks. Esimese punktina peatume stipendiumite juures. Tegelikult stipendiumite klauslis me ei ole väga palju muudatusi teinud, me natukene mudisime seda sõnastust, aga põhimõtteliselt kord jääb samaks. Ehk siis, et loomingulist stipendiumit saab taotleda loominguliseks või teaduslikuks tegevuseks ja sellega soodustatakse loomeinimese pühendamist oma erialale.
Ja väga oluline punkt, mida silmas pidada, on see, et loomingulist stipendiumit ei saa taotleda konkreetse teose loomiseks, mis siis eristab teda järgnevatest toetustest. Ja see on tõesti selleks, et samamoodi kas pühenduda mingi teema uurimisele, pühenduda residentuuriprotsessile. Toetame ka näiteks loomeinimesi, kes ütlevad, et neil oleks vaja aeg maha võtta, kui nad on tõesti silma paistnud oma eelneva tegevusega. Et ma arvan, et see on mõnes mõttes väga mittereguleeritud punkt ja me tõesti lähtume siis sellest konkreetsest taotlusest, mis meile on saabunud. Põgusalt juba puudutasin loometöö toetusi, mille punktis on tõesti muudatused olnud, et kui varasemalt oligi loometöö toetus see, millega kogu lavastuse loomise protsessi toetati, siis edaspidi on see vaid ettevalmistuseks ja see ei tähenda, et selle loometöö toetuse, mis on tõesti maksuvaba, et selle eest peaks lavastuse välja tooma. Oleme siin eraldi rõhutanud, et me ei saa seda ilmselt tagada kõikidele projektidele. Need on ikkagi suuremahulised ja spetsiifilised lavastused, millel on siis tõesti suuremat eeltööd vaja, et ja loometöö toetuse abil siiski peab erinevalt stipendiumist uus autori ja või esitaja õiguse alla kuuluv teos või esitus sündima. Seda saavad taotleda kõik loomemeeskonna liikmed. See ei ole piiratud ainult kunstniku, autori või lavastajaga, seda saavad ka taotleda etendajad, seda saavad taotleda dramaturgid, seda saavad taotleda videokunstnikud, valguskunstnikud, kes iganes. Ja loometöö toetuste saamisel on ka oluline punkt, et tegelikult ei rakendu aruandluskohustus. Eesmärgiks on küll konkreetse teose loomine, aga kui seda mingil põhjusel ei sünni, siis seda raha ka tagasi ei küsita. Et võib-olla juhtub nii, et selle 3-kuise ettevalmistusprotsessi käigus selgub hoopis, et see idee ikkagi ei kanna ja see on ka väga okei. Et me kuidagi seda ei karista. Küll aga me võime otsustada vastavalt taotlusele, et kas loometöö toetus makstakse välja 100% korraga või siis mingitel juhtudel me võime seda ka jagada suure tõenäosusega nii, et 50% toetuslepingu jõustumisel ja teine 50% siis, kui meieni on jõudnud kinnitus teose avalikustamise kohta. Ja loometöö toetuse suurus on kuni 3000 eurot. Mingeid eraldi piirmääru me sinna ei sea. Me ei tee seda, ei ole mingit eristust lavastaja, kunstniku, etendaja vahel. Aga muidugi see ei tähenda, et me alati saame kõikide taotluste puhul 3000 eurose palve rahuldada. Ja väga oluline punkt on ka see, et antud loometöö toetus lavastuse ettevalmistamiseks tegelikult ei taga seda, et me hiljem toetame projektipõhiselt lavastuse valmimisprotsessi. Et ütleme, et võib-olla siin on tegelikult väga hea näide, et lihtsalt, ütleme, et tulemas on lavastus Georg Otsast, mis me teame, et tegelikult ilmselt on turutõrkete väga publikumenukas lavastus, mida võib-olla Kultuurkapital ei pea toetama, aga ometigi siis peaosa täitja
eelnevat tööd, kes peab kõik ooperiaariad endale selgeks õppima, et teda me loometöötoetusega siiski toetada võime. Kas on vahepeal jälle tekkinud kellelgi küsimusi? Ja see on hea küsimus. Tegelikult me oleme pannud need mõlemad laused siia mõlemale slaidile kirja, ehk siis, et nii et lavastusega seotud loovisikutele eraldatud loometoetus ei taga lavastuse toetamist projektitoetluse alusel ja lavastusele eraldatud projektitoetus ei taga lavastusega seotud loovisikutele loometöötoetuse eraldamist. Ehk siis see on sama punkt, millest ma natukene alguses rääkisin, et see ei tähenda, et kõiki lavastusi saaks eelneva loometöötoetusega toetada. Aga ometi me tegelikult lavastust hiljem projektitoetuse alusel võime toetada. Et need ei ole selles mõttes alati seotud. Ja. Tegelikult jah, see on samamoodi väga hea küsimus, mille üle me võib-olla ka natukene veel mõtleme, et ideaalis võiks loometöötoetust küsida vähemalt üks voor enne projektitoetuse taotluse esitamist. Aga me saame ka aru, et kõikidel juhtudel ei ole see võimalik, eriti ei ole see võimalik nüüd alguses, et tegelikult kõik need muudatused loodetavasti jõustuvad juba sellest 20. veebruari taotlusvoorust. Aga kindlasti me ei soosi seda, et loometöötoetuse taotlust esitatakse pärast projektitoetuse taotlust. Natuke kommenteeriks ka seda asja, tähendab, kuna see kordade muutus sai ette võetud, oluline põhjus oli ka see, et me sattusime ja mitte ainult meie, aga teised kapitalid muidugi, põhimõtteliselt kõik võimalike kontrollorganite kriitikale nii Kultuurkapitali siseauditi kui ka Maksuameti, et teil on ju prooviprotsess hakkab peale, eks. Lavastaja, kunstnik, videokunstnikud, näitlejad, kõik hakkavad tööle, et miks te teete nii, et selle 2-3 kuu jooksul, mis prooviprotsess käib, näitlejatele makstakse nagu palka ja sealt võetakse ka maksu, riigimaksu, täpselt samuti proovis viibivale lavastajale või kunstnikule maksate te siis seda maksuvaba loometöötoetust. See oli üks põhjus, miks me hakkasime mõtlema, sellest siit tuligi siis välja see 2-aastane süsteem, et muidugi kuskilt on loogiline, et see aeg on vahel, aga nagu Liisi ka ütles, praegu ülemineku etapil ei saa seda alati rakendada. Vastasel korral jääb ikka mulje, et te ju petate. Et osa palka lavastajale maksate loometöötoetusena. See ei ole asja eesmärk. Asja eesmärk on tõesti see, et see loometöötoetus oleks neil juhtumitel, kus me näeme, et see protsess väljub prooviperioodi raames. Näitleja võib ka ette valmistada mitu aega oma rolli ja siis ta ongi õigustatud sama loometöötoetust. Ja siis ma tahtsin öelda ka seda, et nagu seal on kirjas, et loometöötoetust tõepoolest tagasi maksma ei pea. Ja teiselt poolt on kunstis alati risk võimalik ja risk ongi õilis asi ja kunstnik peabki riskima. Aga samal ajal oleme kõik ju väga kirjaosked inimesed ja ideede rohked inimesed. Nii et ma lihtsalt omalt poolt julgen öelda, et kui hakkab paistma läbi see, et keegi meie kolleegidest kavatseb elada selle varal, et ta annab häid ideid ja võtab loometoetus, muidu see kaua kesta ei saa. Ma prooviks vastata sellele küsimusele, et kuidas see nagu niimoodi saab olla vastupidi. Ma toon näite, et meil oli eelmise aasta siis viimases voorus oli palju projekte või mõningad projektid, mis lähevad käiku või lähevad töösse alles selle aasta kuskil keskel on ju. Aga ma ei usu, et need projektid peaks olema nagu kivisse raiutud, võib-olla tekib seal vajadus, projekt muutub, võib-olla on vajadus tõesti mingisugust suurt ettevalmistust teha. Sel puhul saaks ju, siis on projekti taotlus enne ja loometöö taotlus tuleb hiljem. Et asjad muutuvad, pigem oleks asi paindlik. Jah, me tõesti püüame olla omalt poolt paindlikud ja vaadata kõiki case by case. Aga mingid üldised suunised peavad siiski olema.
Chati on tulnud siis ka küsimus, et küsitakse, et kas loomade toetust peab siis küsima iseendale, mitte ei tohi küsida produtsent. Jah, täpselt, et loomade toetust saab küsida ainult eraisikuna. Produtsent loomade toetust loojale küsida ei saa. Ja et kas siis produtsent kinnitab, et tal pole projekti plaanis? Niisugune küsimus. Ja. See on, ühesõnaga, produtsent kindlasti ei tohiks kinnitada, et see projekt ei ole plaanis. et ühesõnaga võimalusel võib sellele loometöö toetuse taotlusele produtsendi kinnituse juurde lisada, et selline projekt on töös, aga see ei ole kohustus, et tegelikult võib loometöö toetust küsida ka projektile või lavastuse idee ettevalmistamisele, millel veel ei ole nii-öelda katust. Ka see on okei. Jah, lähme praegu edasi. Vabandust, et nende stipendiumitega lihtsalt, et meelde tuletada, et lisaks neile, mis annab nüüd teatrikapital välja, on endiselt ka need ela ja sära stipendiumid, mida annab välja siis suur nõukogu iga valdkonnale 2 ja nende suurus on nüüd see ka tõusis eelmine aasta, on 18 000, kui ma ei eksi. Ela ja sära stipendium aasta stipendiumis 2 selle valdkonna esindajal. Ja, väga hea, Jaak, et sa tõid selle teemaks küll natukene siin keset muud, aga väga utsitame ela ja sära stipendiumile kandideerima, et see on tõesti 18 000, sellega saab terve aasta enam-vähem kenasti ära elada ja mulle tundub, et väga palju loojad tegelikult ei tea seda võimalust, et ootame rohkem taotlusi. Maikuus, 20 mai peab esitama. Ei, jah, 20 mai. Siin on nüüd küsimus jälle, et kui etendus toimub 24. aasta suvel, aga ettevalmistavad tegevused juba 22. aastal, siis millal on aeg toetust küsida? Niisugune küsimus on chat. Jah, iseenesest võib ikkagi kohe, kui on töö algamas, et võib toetust küsida. Täpselt ei ole arutanud, aga ikka loogiline oleks, et ühele ideele küsitakse üks kord seda. Ja, seda muidugi, aga et kui nad on ikkagi saanud siis 2022 projektile juba toetuse, et siis 2024 enam seda toetust kahjuks ei saa. Et see on jälle produtsendi ülesanne seda ajastada. Ja no, kui ma õigesti aru saan, siis see on just see näide, kus tegelikult saab taotleda loometoetust, kui see tükk ise on tulemas 2 aasta pärast ja sul vahepeal on vaja midagi ette valmistada, siis nagu me arutasime, et siis vist võib küsida loometoetust vahepeal. Jah. Ma tahaks veidike kommenteerida seda ettevalmistuse asja. Me oleme ise seda omavahel arutanud nii ja naapidi, et mis puhul siis sihtkapital võiks eraldada seda loometöö toetust mingi teose või esituse ettevalmistamiseks. Sellepärast me olemegi määratlenud seal, et see on nagu spetsiifiline või suuremahuline ja või sinna võib veel sõnu juurde mõelda sellele, sest paratamatu on see, et kõigile, nagu Liisi enne märkis, ei jätku seda raha ja täies mahus ka kõigile ei jätku, sest et nii või teisiti iga asja tegemiseks on ettevalmistus üsna loomulik asi ja osa sellest tööst. Ja sellepärast me olemegi määratlenud teda suuremahuliseks ja spetsiifiliseks ja nii edasi ja nii edasi. Võib-olla oli täpsustuseks. Aga liigume siis edasi projekti toetuste juurde, mis on et kõiki siinviibijaid otseselt puudutav punkt. Nagu seal on kirjas, siis lavastuse väljatoomiseks tuleb esitada projekti toetuse taotlus ja toetame nii loomingulise meeskonna töötasude kui ka projekti produktsioonikulude katmist. Ja väga oluline punkt, lavastuse väljatoomiseks projekti toetuse taotlust saab esitada ainult juriidiline isik, mis võib-olla on natukene, tähendab, et see on ka samamoodi uus punkt,
aga tõukub see sellest, et äriseadustiku alusel majandustegevusega on võimalik tegeleda ainult juriidilisel isikul, kaasa arvatud näiteks pileteid müüa. Nii et kui see juriidiline keha puudub, siis on meil alust arvata, et ei ole võimalik ka seda lavastust välja tuua. Muidugi on mingid juhused, kus võib-olla on tegemist tasuta etendustega, aga me ei ole tegelikult oma aja jooksul väga palju selliseid juhtumeid kohanud. Ja kõige olulisem punkt, toetuse saaja kohustub projektis osalejate tasud välja maksma võlaõiguslike lepingute või arvete alusel, mis sisaldavad kõiki riigimakse. Ehk siis tuleb arvestada edaspidi palgafondiga. Loomulikult me omalt poolt tõstame toetusi. Me ei pea silmas seda, et seniste piirmäärade järgi antud toetustest peaksite nüüd umbes poole võrra maksma riigimakse. Me oleme sellega arvestanud. Aga veel ühe väga suure uuendusega ametlikke piirmääru meil enam ei ole. Ehk siis kui vanasti meil oli, et lavastaja sai kuni 3000, kunstnik sai kuni 2000, helikujundaja, valguskujundaja kuni 1300 ja etendaja 1600, siis tegelikult selliseid määratlusi me enam ei kasuta. Mis siis tõesti käibki kokku selle eelpool rõhutatud produtsendi vabaduse ja vastutuse punktiga. Ehk siis me loodame, et see tagab selle, et loomingulise meeskonna liikmed saaksid võrdsemalt tasustatud ja tasustatud vastavalt oma reaalsele koormusele ja vastutusele selle projektis. Ütleme, et võib-olla ka lihtsam näide, aga et kui seni oli etendaja toetus kuni 1600, projektis oli 10 etendajat ja nad kõik said selle 1600 ühel pulgalt, siis nüüd on seal võimalik ikkagi diferentseerida, et kui on tõesti võib-olla peaosatäitja, et talle saab küsida suuremat toetust, kui keegi teeb väga kiire sutsu seal, temale siis natukene vähem, et ei ole jah, nii-öelda selle ühe joonlaua järgi mõõtmist enam. Muidugi tuleb arvestada sellega, et kuigi me oleme arvestanud kõikide, et me toetame edaspidi ka seda maksude osa, siis Kultuurkapitali eelarve ei ole sellest hoolimata tõusnud. Ehk siis me tegelikult tegutseme ikkagi enam-vähem samade summadega, mis omakorda jälle tähendab, et sõel läheb tihedamaks. Ehk kindlasti on mingeid projekte, millel võib-olla on keerulisem raha saada kui varem. Teised projektid saavad palju suurema toetuse, et selline natukene ütleme, konkurents tiheneb, mis tähendab ka, et projektid peaksid olema läbimõeldumad, mitte ainult projekti taotlused läbimõeldumad, vaid ka projektid ehk siis lavastusprojektid ise. Et ma arvan, et ükski väärt idee tegelikult toetamata ei jää. Järgmine punkt, et üldjuhul ei toetata ruumirenti ega tehnika või põhivara ostu jääb samaks, aga me ei pane kuidagi kätt ette enam tehnikarendi katmisele produktsiooni toetusest. Samamoodi vist varem oli seal kirjas näiteks, et me ei toeta kostüümide ostu, sellist ettekirjutust me enam ei tee. Ehk siis, kui on eraldatud produktsiooni toetus, siis on produtsendil suhteliselt vabad käed, mida selle produktsiooni toetusega teha. Ja siis täpselt need samad punktid, mis eelmisel slaidil kordame jälle üle, et lavastusega seotud loovisikutele eraldatud loometöö toetus ei taga lavastuse toetamist projekti
taotluse alusel ja lavastusele eraldatud projektitoetus ei taga lavastusega seotud loovisikutele loometöö toetuse eraldamist. Kas on küsimusi? Võimalik, et tehakse erand. Katrin, vaata mikrofon. Küsin selle punkti kohta, üldjuhul ei toetata ruumirenti ega tehnika või põhivara ostu. Et üldjuhul ei toetada, aga ma loen sealt välja, et võib juhtuda ka erandeid või? Jah. Ja siis ma küsingi, et kui tehnika renti toetatakse, et miks siis mitte ruumirenti toetada, et mis see nagu argument selles erisuses on? Argument on peaasjalikult see, et kuna me peame siit-sealt ikkagi natukene oma eelarvet kontrolli all hoidma, et me ei saa paratamatult ikkagi toetada näiteks prooviruumide renti kõikide projektide puhul või siis selle etendamispaiga renti, et tehnikarent võib-olla on natuke spetsiifilisem. Tehnikarent on seotud selle lavastuse kunstilise poolega pigem, et see on jah, meiepoolne otsus ja meile tundub, et ka ruumirent võiks olla see, mis on siis taotleja omaosalus, üks põhilistest punktidest. Chati on tulnud küsimus, et kas FIE-d on seega projektitoetuste taotlemisest saamisest seega välistatud? Tere, ma olen Marika Pihl, pearaamatupidaja Kulkas, et FIE ei ole välistatud, kuna FIE saab ikkagi ka oma füüsilise isiku tegevusega müüa pileteid ja talle on see lubatud. Ja saab. Ja FIE saab maksta ka teisele isikule palka täpselt samamoodi nagu juriidiline isik, et seal takistusi ei ole. Äkki lisan, et kõik võimalikud usaldusühingud, MTÜ-d, kõik lähevad arvesse. Lihtsalt ka või, vabandust. Et küsitakse veel üle korrata, et ja kas töötasudel on ka alampiirmäärad? Ei. Siin korras teatriprodutsendi kohta te ütlesite, et ta esitab teile nii-öelda ette oma eelarvelise ja siis see tema enda vaba suva on tegelikult seal sees neid asju ümber tõsta. Põhimõtteliselt küsib näitlejaks 1600 ja tehnika jaoks 400, aga maksab näitleja 400 ja vastab tehnikat 1600 eest. Jaa. No jah, renti, vahet nagu ei ole. Et see on täiesti suurepärane küsimus, mis on ka meie enda laual olnud väga mitu korda. Et kuidas siis tagada see, et tõesti loomingulise meeskonna liikmed saaksid vääriliselt tasustatud ja ei prioritiseeritaks produktsioonikulude katmist nende palga arvelt. Oleme seda ühe ja teise kandi pealt vaadanud ja ma arvan, et eelkõige me saame seda jälgida aruandlusest. Ehk siis, kui meile hakkab tunduma, et mõni produtsent seda järjepidevalt teeb, siis me saame selle võtta edaspidi oma otsuste arvesse. Aruandlus ikkagi ajab näpuga järge, et ikka läheks palgaks ja maksudeks. Me üritame, jah, võiks leida mingi tasakaalu. Et iseenesest tõesti produtsendil on see võimalus neid summasid seal ümber mängida, aga jah, nagu ma ütlesime, et kultuurkapitali tõesti suurimaks sooviks on see, et meie loovisikud saaksid vääriliselt tasustatud, nii et tõesti see on see, millele me ka tähelepanu pöörame kõige rohkem. Ja, täpsustan natuke, et aruande poole pealt me küsime küsimusi juurde, et kui seal on väga põhjendatud, miks te olete sellised muudatused teinud võrreldes taotluse eelarvega, siis me võtame selle teadmiseks ja anname edasi ka selle info sihtkapitalile, et nii nagu Liisi ka ütles,
et kui on põhjendatud muudatused, siis seda kindlasti keegi takistama ei hakka produtsenti, aga kui proovitakse näidata taotluses ühte, mis ei ole tegeliku eluga, et see tuleb lihtsalt paratamatult kohe välja. Ma peaks ka vajalikust lisada seda, et see on meie üks keerulisemaid, minu arvates minu jaoks kõige keerulisemaid aspekte selle asja juures. Aga ma väga loodan seda ka, et ega need taotlused, mis projekti taotlused esitatakse, need ei ole ju salajased. Et need esitajad, kes projektis osalevad, ju tegelikult peaksid saama teada, palju siis nende rea peal seda, kui suur see summa taotluses on. Ja kui nad saavad sellest vähem, siis on neil õigus küsida produtsendi käest. Et miks nad nüüd tegelikult saavad vähem. Meil ametlikku piirmääri tõepoolest ei ole, aga ikka võisti pea saladust tegema, et me tegelikult omavahel mingid asjad kehtestame, et üldse projekte sõeluda läbi ja endale mõistetavaks teha, mis proportsioonid kus on. Eks see kõik võtab, see on uus kord, eks see võtab meil ka aega, et ja kui mingid vead või mingid asjad tekivad, mingid tendentsid, mis meid häirivad, eks me siis peame neid asju üle vaatama. Praegu hetkel arvame nii vist. Ja ma arvan, et me ka väga julgustaksime siis loomingulise meeskonna liikmeid sõlmima lepinguid teatri ja produtsendiga, et tekiks see kindlus, et milles on kokku lepitud ja kust siis ka oma tasu oodata või millises suurusjärgus. Kui sa näitlejaga kokku lepid 1600 peale aala ja sa kulka annab 800, siis on juba tegelikult näitleja saab all loo. Küsimus on lihtsalt selles, et kui sa lepid näitlejaga kokku 1600, küsid kulka käest 1600, sulle antakse 800, siis pärast näitleja A, B ja C. Alati võib lepingu sõlmida ka pärast kulka toetuse. Aga kokku lepid, et sa pead, et sa näitleja ära räägid. Ei, seda küll jah, et tegelikult see on see, et see on ikkagi produtsendi vabadus ja vastutus. Et meie ei saa võtta vastutust eelnevalt sõlmitud lepingu eest. See on tõsi. Lõppkokkuvõttes on ka see leping kahe poole vaheline asi, eks ole, et produtsent ei saa seda avaldada, küll aga võib nii-öelda esitaja või siis autor seda avaldada kulkale. See on tema õigus. Ja loomulikult me arvestame ka sellega ju, et ega kulka ei rahasta seda projekti, vaid ta toetab seda projekti. Et inimese leping võib hoopis mingi muu olla, muu summa peale. Võib jah. See süsteem pikendab ettevalmistuse aega, projektide ettevalmistust, et sa pead lihtsalt oluliselt varem tegema kokkuleppeid, et sa jõuaksid taodelda, et sa näeksid, mis see summa tuleb toetusena ja siis saaksid teha järgmised otsused. Teisalt on sa küsida näitleja käest, et nii-öelda, kes projektis osaleb ju tema nii-öelda nõusolekut. Sa pead ju ka isegi siis ka 3 või 6, 8 kuud varem küsima seda. See ongi selline, aga see on selline teema. Nõusolekut pead küsima ja pead paluma, et ta hoiaks mõnda aega seda oma kalendrit kinni selle koha peal, kuni sul selgub rahastusskeem. Ja tavaliselt selgub see siis taotluse esitamise tähtaeg pluss 1 kuu. Ma tahaks kommenteerida ka seda ühte asja, mis on muidugi ebameeldiv, aga Gert ütles juba selle välja, et kulka toetab projekte. Tähendab, selles mõttes kulka ei võta vastutust ei kellegile miinimumpalga maksmise eest. Ei ka ütleme Lavastajate Liidu ja miinimumtasude või Kunstnike Liidu miinimumtasude väljamaksmisest. See on siis ka produtsendi või teatri vastutust. Meie toetame projekti, te näete, mis summa sealt tuleb ja kuidas te edasi tegutsete vastavalt siis riiklikele seadustele või kollektiivlepingutele on teie asi. No siin on nüüd palju küsimusi, et ma hakkan need järjest ette lugema. Et esimene siis, kui loomemeeskonnas on ka loovisikuid, kes ei ole eestlased, siis kuidas peaksid nemad toimima, et loovtöö toetust küsida? Praegusel hetkel ei ole vist võimalik välismaalasel e-kulkasse kontot luua. Kas ei ole? Praegu ei ole, aga ma saan aru, et kui on ikkagi välismaalased, kas eeldatakse siis, et neid on need välismaalased, kes hakkavad tegema suurt ettevalmistust
suuremahulist. Selge. Siin on kommenteeritud, et siiamaani sai seda teha produtsendi ja institutsiooni kaudu, et kuidas edasi? Siiamaani ma saan aru, maksti ikkagi loometöötusena nendele inimestele, loovisikutele tasu. Ehk see peaks muutuma, et produktsioonifirma maksabki välismaalastele tasu ja need erandjuhud, kui välismaalane peab siis tulema otse kulkasse oma loomingulise tegevuse, enda loomingu soodustamiseks taotlust esitama, siis see võib-olla natuke väljub Kultuurkapitali üldistest eesmärkidest. Ehk me oleme nagu Eesti inimeste loomingulise tegevuse soodustamiseks. Ehk võib-olla need välismaalastele makstavad tasud siiski peaksid minema läbi produktsioonifirma, aga kui on erandeid, siis kindlasti saab esitada taotlust ka paberil või siis arvutis vormistatuna, et seda praegu hetkel tõesti e-kulkas teha ei saa, aga see on hea küsimus. Me mõtleme selle peale ja leiame ka lahenduse, kuidas välismaalased saavad esitada taotlust. Jah, aga üks asi on nüüd puhtformaalne, et kuidas nad saavad taotlust esitada. Teine asi on tõesti ka see, et maailm on piiritu ja ääretu. Tähendab, kui me seni oleme maksnud ja mõistetavalt välismaalasele läbi projektitoetuse raames, kui me näeme, et selle välismaalase osavõtt on selle projekti tegemisel vajalik, et seal eestimaalased saaksid osa võtta, eks. Aga kogu maailma ideid me kindlasti hakka läbi arutama loometöötoetuste näol. Minule tundub, et tegelikult meil siiski on välisresidentidest kunstnikke, kes siin toimetavad ja ka omalt poolt väga suure panuse Eesti etenduskunsti ja teatrimaastikule annavad, et tõesti me peaksime selle esitamise korra üle vaatama. Ma tõesti seda ei teadnud, mina olen näinud päris palju taotlusi meil ka välisresidentidelt, et ma ei tea, kuidas nad on siis seda lahendanud. Kui nad esitavad selle eesti keeles ja saavad sealt aru, siis ju takistusi ei ole, aga keegi ju ei keela. Ehk välismaalane saab esitada, aga mitte inglise keeles. Või õigemini ta saab selle sisu kõik panna sinna, teksti sisu saab ju panna taotluse sisse, ta peab saama eestikeelsest vormist aru. Ega muud takistust ei ole. Ei, ka e-kulkas. Kui e-kulkas ta saab, välismaalane saab teha e-kulkas omale konto, ta peab aru saama eestikeelsest keskkonnast, mis küsitakse. Et siis võibki tõesti see võib-olla produtsent tulla natuke appi, aga mulle tundub, et meil ei ole sellega praktiliselt olnud väga suuri muresid, et kõik on kenasti saanud esitatud ja meie iseenesest ei tee mingit vahet, et kas tegemist on eestlase või välismaalasega, et me ikkagi hindame tema olulisust Eesti etenduskunsti maastikul, mitte rahvust. Et on Maret Kukur kordab veel küsimust uuesti, et kas projekti taotlusel saab olema määravaks ka töötasude ja maksude näitamine eelarves? Vahet pole ju, kas väljamakse on arve alusel või otse makstes. Maret, ma ei saanud aru praegu. No äkki ta saadab siis uuesti. Et selles mõttes eelarves tõesti peab ikkagi arvestama palgafondiga, et kui see on tema küsimus. Rida realt, et kulureana siis on ju palgafondi rida. Ja siit küsitakse veel, Ants Välimäe küsib üle Kadri Tikerpuu esitatud küsimus, et kas näitlejad saavad esitada arve seal ju nende makstud maksud ei kajastu või tulebki toimetada ainult võlausaldusliku lepinguga? Saavad esitada arve ja näitleja enda vastutus on, et tema maksud on makstud. No tal ei ole ainult vastutus maksta, tal on vaja maksud maksta, nii või teisiti on ka siiamaani olnud, kui ta on saanud vanasti ilma maksudeta, eks ta pidi sealt ka oma maksud maksma, et elus olla või haigekassat saada. Et selles mõttes nii kaua, kui Eestis vabakutselistel ei ole väga palju sotsiaalseid garantiisid, siis nii kaua ma arvan, me julgelt tegutseme nii arvete kui käsundus või töövõtulepingutega, et vahet ei ole.
Sel juhul, kui ma näiteks ütleme, et see arve esitaja ei ole seesama etenduskunstnik, vaid arve esitaja on tema lähisugulane, et sel juhul, kuidas me et siis sellisel juhul me eeldame ikkagi seda, et see arve on seotud või ütleme, et see firma on siis seotud ikkagi täpselt selle sama isikuga, kes siis peaks maksma enda maksud. Jah, meile piisab ka sellest, kui arvest on selgesti näha, et see arve on selle konkreetse inimese siis tasu, et tal võib olla ka esindaja, kas või abikaasanete näol või kes iganes, et igal kunstnikul, igal loovisikul ei pea olema oma firmat, võib luua firma mitme peale, et see ei pea olema tingimata, et see on minu enda või sinu enda firma. Võib-olla natuke kommentaariks seal chatist tulnud küsimusele, et meie vähemalt nii nagu mina olen aru saanud, ei ole vahet, kas tehakse rahaliselt, ei ole vahet, kas makstakse välja arve alusel või võlaõiguslepinguga, ehk arve esitaja peaks siis selles summas esitama arve, mis on palgafond, mida vastasel juhul maksab produktsioonifirma siis käsunduslepingu või mõne muu lepingu alusel. Ega arvega maksmine ei ole kohustus, ta võib vabalt teha töövõtulepingu ju, seesama inimene, kui tal ei ole FIE või tal ei ole OÜ-d või. Siin on veel üks küsimus. Kadri küsib, mina saan aru nii, et näiteks kui enne oli summa 1600 näitlejal, siis ma arvutasin maksud ja kulu nüüd selle võrra suurem ja näitleja esitab siis arve sellele suuremale summale pluss käibemaks ja nüüd tundub mõnele, et ohoo, kui suured summad nüüd ma saan, aga tegelikult on ju samad. Nii on, aga lihtsalt et siis see maksuosa juures. Et ütleme, mingeid hüvesid ikkagi vast saab selle pealt. Silmas peab ikka seda pidama, kas projekt sai taotluse küsitud mahus või saab osaliselt, et kogu selle ettearvestamisega. Küsin korra ka veel nagu see Kadrile lisaks, et tema rääkis ka veel käibemaksust sinna juurde, sest aruandluses me peame esitama, muidu esitatakse a la arve, mis peab sisaldama juba käibemaksu, ehk siis me küsime ka raha, maksud pluss käibemaks. Korra ma lihtsalt täpsustan, võib-olla ilmselt ka Kadri küsis sama asja. Jah, kui loovisikul on ettevõte, mis on käibemaksu kohuslane, siis tõepoolest tuleb sinna panna ka käibemaks juurde ja kui produktsioonifirma ei ole käibemaksu kohuslane, siis tõepoolest produktsioonifirma jaoks on kogu kulu arvesumma pluss käibemaks. Kui produktsioonifirma on käibemaksu kohuslane, siis on kulu ilma käibemaksuta summa. Küsige raamatupidajalt järgi. Või võib ka mulle otse küsida, et see on raamatupidamislik, et jah. No nii, Maret veel kommenteerib, et mõte on selles, et kas eelistatakse projekte, kus on palgafond näidatud või ei, sest tavapärane on ju ka, et autoritasude maksmine. Palgafond ikkagi näidatud, loomulikult autoritasusid me ei ole küll mõelnud, et me autoritasud ehk siis põhimõtteliselt mõtleb litsentsitasusid, kust on ainult tulumaks makstav. Autoriõigusseadus näeb ise ette, et uue teose puhul on tegemist töö tegemisega ja ma arvan, me suhtumegi sellesse niimoodi, et see on töö tegemine ja see sisaldab palgafondi. Kui keegi räägib teose taaskasutamisest, siis Kulka seda üldse ei toetagi, eks ole. Ja näiteks, mis puudutab siis olemasoleva teose pealt litsentsitasu maksmist, näiteks, et sa tahad teha Brechti, et siis seda tegelikult Kulka ei toeta ja ei ole ka kunagi toetanud, et see on samamoodi oma finantseeringu osa. Ma täiendan, et see varasema autoritasude maksmine ongi nüüd muutunud, et kui produtsent küsib projekti toetust, siis ta ei saa Kulka toetusest maksta seda summat välja autoritasuna. Litsentsilepingu alusel. Ta peab maksma töötasuna.
meie poolt viimane slaid. Mis on meie ootused taotlejatele? Ootused ei ole kõrged, aga see-eest tungivad. Et me tõesti väga palume, et vormistaksite taotlused korrektselt ja arusaadavalt. See annab teie taotlusele väga palju plusspunkte, kui see on vormistatud järgides õige keele reegleid, kenasti liigendatud, arusaadavalt kirjutatud, et oleks eelarve, kõik numbrid õiges reas. Et taotlusi tuleb meil palju, kuni 200 igas voorus. Kui taotlust on väga raske lugeda, siis on meil seda ka kergem kõrvale lükata. Nii et see on ainult teie enda huvides. Ja samuti paneme väga südamele, et ka iga taotlusele lisatud dokument oleks korrektselt vormistatud, et ta avaneks kenasti, et ta oleks sisule vastavalt peale kirjastatud, mitte numbrite read ja kriipsude read, et siis me ei tea, kas seal taga on hotelli hinnapakkumine või Kait Kalli kinnituskiri, et me ikkagi oleks kena seda juba näha sealt pealkirjast. Ja samuti on palve, et Eesti loovisikute CV-d oleks lisatud eestikeelsena. Ja avaldused ka. Ja avaldused, et tõesti see on meie soov. Ja nagu seal all on paksus kirjas, et tõesti me võime ebakorrektselt vormistatud ja raskesti käsitletava taotluse tagasi lükata. Viimasel ajal on neid tulnud natukene rohkem kui varem, seega need punktid. Selles mõttes ma toon näite halvast dokumendi esitusest oli see, meil on nüüd viimases vist jaotuses olidki paar, kas see oli lennukipiletite või oli see hotelli pakkumine, see tuli lihtsalt lingina. Et mine otsi ise kuskilt veebist, mis inimene taotluses mõtleb. No, ma leidan selle kõrvale. Painti formaadis link. Et jah, et me saime kätte selle hinnapakkumise lõpuks, aga ütleme, et oleks võinud lihtsam olla. Aitäh ja nüüd ootame taas kord kõiki küsimusi. Ma tean, et on neid kõvasti laekunud. No ma olen ikka ette lugenud järjest, et korratakse siis küsimust. Ma ei tea, kas ma ennem seda ei küsinud, aga et kas on olemas ka lagi projekti toetusele ehk maksimaalne võimalik summa, mida sihtkapital ühele lavastusprojektile eraldab? Jah ja ei. Kahtlemata meil oma töövahendina see number on olemas. Aga see ei tähenda, et mingitel erijuhtudel me ei võiks sellest üle minna. Võib. Et me ei soovi seda kinnitada avalikult, et näha, kuidas maastik reageerib, et mis on need tegelikud vajadused ja ootused, millele küsitakse, palju küsitakse, kuidas see hakkab kohanema selle uue süsteemiga. Et me võtame praegu ka, et me võtame ka need järgmised voorud, ma arvan, endale samamoodi õppematerjalina ette. Ja vajadusel siis saame midagi üht-teist kohandada, kas oma töös või avalikult. Et me kindlasti anname teada, et on paika loksumise aeg. Minul on üks küsimus Redna Rannus. Teatriprojekt olen siin teinud, aga mul on niisugune küsimus, et Kultuurkapitali näitekunst ja sihtkapital on seadnud, see jooksis siit läbi ka kutselisuse või professionaalsuse nõude nagu oma sellisesse taotluste eraldamisesse, mis on iseenesest nagu arusaadav, ainult et kui meil on näitlejate liidus juba praeguseks hetkeks vabakutselisi üle poole. Suur osa nendest töötab juba ka mingitel muudel aladel aeg-ajalt. Et kas meil on siis selle kutselisuse kriteerium, et mis mõõdikud nagu need siis oleksid, et kas näiteks, ma lihtsalt nagu fantaseerin, et kui ma saan arutamise aeg, et kui
kui näiteks Lendteatris on üks näitlejanna, keda ma tahaks kasutada, aga ta näitlejate liit ei võtnud vastu, aga kes töötab reaalselt näitlejana ja mängib seal nii-öelda repertuaari praktiliselt iga nädal või iga kuu, ütleme siis mingi 10 etendust. Seal teatris lavastab Jaak Allik, seal teatris lavastab Jaan Tooming, professionaalsed lavastajad. Näitlejate liit samal ajal seda artisti ei võta palgale või võtta liikmeks. Et kas ma näiteks temale saaksin küsida kutselise nii-öelda või siis teatrikunsti sihtkapitalist toetust, kui ma tahaks seda kasutada, või ma peaksin küsima seda Rahvakultuuri sihtkapitalist, sest ta ei ole erialaliidu liige. Et kas Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitalil on ka oma kriteeriumid, mille järgi ta hindab kutselisust? Kas need on siis, seda ma küsikski. Tahad Gert? Ei, ma ei oska vastata, Rednar, sellele. Väga keeruline küsimus ja isegi maailmakuulus näitlejate liit seda ei ole suutnud lahendada, et siis meie palju väiksemas koosseisus siin. Aga see on nagu hea asi meile edasi mõtlemiseks, et kuidas neid asju teha ja kuidas lahendada. Näiteks ka minu meelest on suveprojekte tehtud nagu palju, et kus on peaosades näiteks kutselised artistid. Aga kui on tegemist nagu suveprojektiga, kus on palju niisugust nii-öelda massi, on palju niisuguseid osalisi, kes ei kasutada näiteks ka laulukoori, siis on nagu, kas see on nüüd kutseline projekt või on see nüüd hobiteater, et kus kohal need piirid tõmmatakse ja kas ma saaksin küsida ka kutselistele artistidele siis. Ma ka kommenteeriks seda, kui tohib. Tähendab, see on alati see küsimus, mis on nii-öelda suveotsus tegelikult kapitalil. Seni on olnud, mina olen nüüd olnud 3. aasta olen, praktika on üldiselt läinud selle poole siiski, mina olen alati seda toetanud, et kui neis ühendprojektides, kus on nii harrastusnäitlejad kui ka kutselised näitlejad lavastajad, siis minu meelest näitekunsti sihtkapital võiks ja peaks toetama. Sõltub muidugi projekti sisust, eks eelkõige, aga kutseliste lavastajate või kunstnike või näitlejate osavõttu selles projektis. Ja me oleme enamikul juhtudel seda ka teinud. Selles, et teine pool oli nüüd see, mida sa küsisid, ilmselt silmustades ka ühte konkreetset näitlejat, keda ma aiman. Ja siin mina ei ole aru saanud, miks näitlejate liit ei ole vastu võtnud teda liikmeks. Siin on pigem see, et kui oleks näitlejate liidu liige, siis oleks kohe selle esimese poolega asi nagu selge. Aga neid juhtumeid on, kus tegelikult näitleja inimese nii tase kui ka karjääripikkus eeldaks küll seda, et ta võiks olla näitlejate liige, aga seal on mingid omad kriteeriumid, mille järgi nad võtavad ja mille järgi nad ei võta, seda ei saa meie mõjutada. Ma arvan, et kõige lihtsamaks kriteeriumiks, millele meil ikkagi enamasti õnnestub toetuda, on see, et kas ta on omandanud erialase kõrghariduse. Ma ütleks veel, et kui on väiksem projekt ja kõik osapooled on lavastaja, kunstnik, partnerid ja see summa ei ole tohutult suur, mida küsitakse, siis tõenäoliselt see üks osatäitja seal ei jää kindlasti toetamata, kui ta ei kuulu näitlejate liitu. Jah, et me tegelikult ikkagi oleme seni toetanud ainult professionaalide tööd. Ehk siis, kui trupis on tõesti 2 näitlejad, kes on nii-öelda kutselised näitlejad, siis nemad saavad toetust ja teised 3 näitlejad, kes on nii-öelda meie kriteeriumite järgi harrastusnäitlejad, siis nemad seda toetust Kultuurkapitalilt ei saa. Jah, põhimõtteliselt tegelikult me vist selle all pidasime natuke midagi muud silmas, et näiteks, et on võimalik kaasata visuaalkunstnikku, skulptorit, dresseerijat, et jah, et me tegelikult hea, et te sellele osutasite, me ei pidanud tegelikult siin seda kutselise, mittekutselisuse küsimust silmas, et me vaatame selle sõnastuse üle. Aga sama puudutab ju tegelikult ka tudengite lavastusi, et me oleme siiamaani
Sest ka eelnevad sihtkapitali koosseisud on seda toetanud, et otseselt mitte tudengeid, aga nendes tudengitöödes osalevad professionaale. Olid vahepeal mainitud muusikalavastused, konkreetne juhtum, küsimus, et kas näidekunsti sihtkapitalil ja helikunsti sihtkapitalil on konkreetsemad kokkulepped, mis kuulub ühte, mis kuulub teise. Mul nagu juhtus selline asi, et muusikaline lavastus, kus täiesti võrdväärsed on nii muusikud kui ütleme tantsijad ja tänud näitekunsti poolt nagu kõik sai toetatud, helikunsti vastus oli eitav ja põhjendus, et see, et nende arvus on see projekt näitekunsti alla kuuluv. Meil tegelikult selliseid konkreetseid kokkuleppeid ei ole. Ongi, et kui taotleja on juba esitanud taotlused erinevatesse sihtkapitalidesse, et siis tõesti iga sihtkapital võib seda oma reeglite järgi menetleda. Tegelikult sellist koostööd võiksime teha, aga siiani ei ole teinud. Et tõesti pigem siis küsitakse helikunsti sihtkapitalist näiteks selle heliteose loomise toetust, libreto kirjutamise tasu ja näitekunstist pigem siis näiteks lavastaja tasu, etendajate tasu ja nii edasi. Et jah, et kui tõesti siis helikunsti sihtkapital ei pidanud selle muusikateose loomist. Tegemist oli osalejatega, 3 muusikuga, kes on professionaalselt tunnustatud muusikud. Aga alati on siis võimalik, et tasub jälle pikemalt ette planeerida, et alati on võimalik tulla järgmisest voorust uuesti küsima, et kui te saite sellise vastuse helikunsti sihtkapitalilt, et nende järgi oli see näitekunsti sihtkapitali projekt, et siis te võite järgmisest voorust nii-öelda lisa küsida näitekunstilt. Võib-olla ma nüüd eksin, aga puht intuitiivselt vist muusikakapital annab helitöö loomisele, aga ka dirigendile ja orkestrile. Ja etendajatele, tähendab tantsijatele, neile vist annab ikka näitekunsti sihtkapital kui muusikalavastus. Juhtum oligi, nagu tegemist on muusikutega. Pillimängijaga. Pillimängijad, laulja. Laulja käib meie alla, pillimängija vist muusika alla või kuidas mõte ei ole ju kokku, intuitiivselt on vist nii või? Olnud see nii. Ja nagu kuna tegemist on sarjaga, siis nagu eelnevates, ütleme aasta-2 tagasi helikunst on toetanud muusikuid ja näitekunst on toetanud ütleme tantsijaid nagu väljatoomist ja nii edasi. Esmakordselt oli eitus. Ilmselt on see küsimus rohkem küll helikunstile, aga ma saan aru küll niimoodi, et kui tegemist on lavastusega või on midagi muud lavastusega, siis lavastusi tegelikult ikkagi toetab näitekunsti sihtkapital, mitte helikunsti sihtkapital, aga nemad annavad oma toetuse just nende kulude katteks. Ehk siis see kõik muusikute pool ikkagi peab tulema teie oma osalusest, sellepärast tegemist on lavastusega. Ehk mitte võib-olla teie puhul mitte vaadata seda, et kes seal osalevad, vaid et mis see siis on, mis sünnib lavastus. Võib-olla ma panin ette praegu. Selge. Ma loen nüüd siit ette kirjalikult saabunud küsimustest näiteks, et millal ja kui spetsiifiliselt peaks Kulka esitama Kulka nägemuses taotluse festival. Näiteks Notafe, mis toimub juulis. Festivali korraldamine on teatavasti pikk protsess. Ehk saab tekitada etappe. Esimeses etapis ei saa sisuliselt veel esitada kindlaid nimesid ja numbreid. Ja kui on olemas välja öelda mingis suuruses toetamise valmidus, siis lähtuvalt sellest saaks järgmisena esitada täpsema taotluse. Et küsite siis, et kas saab küsida etapiliselt festivalidele toetust? Mulle tundub, me võime jälle seda küsimust tegelikult omavahel arutada, aga mulle tundub, et praegu, kui nii-öelda saadetaks meile eeltaotlus, mis on ilma
festivali kavata, ilma ka plaanideta, ilma eelarveta, et siis me tegelikult lükkame selle taotluse tagasi ja ütleme, et palun esitage järgmises voorus uuesti koos konkreetsemate plaanidega. Et mulle tundub, et tegelikult meil ei ole tõesti vaja, et suurfestivalidel oleks viimseni programm paigas, et oleks viimseni kõik hinnapakkumised lõplikult paigas, aga siiski festival võiks tulla taotlusega, mis sisaldab teatavat kunstilist plaani festivali kohta ja teatavat ka eelarveprognoosi. Et kui on näiteks peaesinejad planeeritud, et siis sellel peaesinejalt võiks ikkagi olla ka näiteks väike kinnituskiri, et läbirääkimised temaga on alanud näiteks. Et muidu meil on väga raske neid otsuseid teha, kui sisu puudub. Et ette oli saadetud ka selline küsimus kirjalikult, et näitekunsti sihtkapitali raha jagamise korras on kirjas, et toetatakse teatrikunsti jäädvustamist ja säilitamist. Palun selle kohta natuke selgitust, milliste etenduste jäädvustamist ja mil moel eelkõige toetatakse? See on äkki Jaak, tahad vastata? Ma arvan, et see on nagu koroona ajal natuke teise külje alt tekkinud teemaks, aga... No tähendab, mina ei tea, et meie praktikas oleks olnud seda, et meie toetame etenduse ülesvõtmist ja säilitamist. See on nagu olnud teatri enda põhimääruses kirjas. Et nüüd keegi tahab säilitada oma teatris mineva lavastus, et selle jaoks taotleda meilt, ma arvan, et see vist eriti tulemusrikas tee ei ole. Küll aga olid meil siin eelmine kord oli kõne all ja tekkis vaidlus ja tahtsime lisamaterjali. Oli näiteks ettepanek, et jäädvustada Eesti näitlejate mälestusi. Heli kujul tähendab, mitte kirjalikult, et hakata üles võtma Eesti näitlejate mälestusi ja see leidis meilt üldiselt minu meelest siiski suht positiivse vastuvõttu, aga me tahaksime küll teada seda mitte abstraktse idee kujul, vaid et kas on siis kokkuleppe teatud hulga näitlejatega, millal seda tehakse ja et see oli lihtsalt ilus idee, seda ideed on lihtne kirjutada, aga mis on selle taga, kas on konkreetsed kokkulepped ja siis me vaatame, kas see on Eesti kultuurile oluline väärtus. Ja muidugi me väga suures mahus toetame teatrialase väärtkirjanduse väljaandmist ega kirjutamist ja kokkupanekut, et ka see on väga oluline teatriloo säilitamiseks. Mul on üks küsimus seotud kohaspetsiifiliste lavastustega, et kuidas suhtub sihtkapital sellesse, et küsitakse toetust lavastuste kohaldamise jaoks, näiteks teises asukohas, kus nad välja tulid? Nii et projekt on juba toimunud, on esietendunud ja siis tuleb uus külalisetendus uues paigas ja seda oleks vaja kohaldada. Just, et selleks oleks vaja nagu rohkem päevi, rohkem tööd, et see uues kohas nagu siis lavale tuua. Või siis muus ruumis? See on tõesti väga case by case, et tegelikult me taasetendamist ei toeta, aga võib-olla mingitel juhtudel see võib tulla kõne alla, et ma ei oska konkreetselt sellele vastata, et see on tõesti väga projektipõhiselt. No teatrite külalisetendusi üldiselt me ei taha toetada. On olnud, juhtumid on olnud taotlused, me mõnikord oleme isegi vist toetanud, Tartu Uue Teatri külalisetendused Tallinnas või Von Krahli teatri külalisetendused Tartus, see peab olema väga põhjendatud, miks seda ei saa teha teatri olemasoleva eelarve ja piletimüügitulu arvelt. Aga kui see küsimus on nüüd mõeldud sellena, et mingi etendus on välja tulnud mingis kindlas kohas, me räägime suveprojektist, eks, ilmselt, ja teisel suvel tahetakse teha teises kohas, siis see võib kaalumisele tulla, aga siis me nägema küll väga selget põhjendust ja selle etenduse kunstiline väärtus on meil ka selleks ajaks teada juba. Ja, täpselt, see on case by case. Ja see alati, tegelikult me ju alati tegutseme eelarve defitsiidis, et me paratamatult peame alati vastavalt siis vastava vooru eelarvele seda vaatama ja kui rahast jääb napiks, et siis ilmselt see on üks taotlus,
võib siis saada kõrvale lükatud pigem, kui vahendeid ei jätku. Aitäh. Ja Mikrimüra on krall jälle. Küsimus bürokraatlik, et aru või lepingud aeg-ajalt meil saabuvad läbi e-kanali ja aeg-ajalt ka paberi peal. Eelmisel aastal oli niimoodi, järsku ühel hetkel olid paberlepingud meil. Et võib-olla teie ei tea, aga kes seda võiks teada ja et me ei tekitaks sellist lihtsalt asjatut müra, et raiskame paberit või mis asja see on? Ja kui ma saan õigesti aru, et siis paberi peal tulid need lepingud, kui inimesed ise endale loometöötoetust ei taotelnud, eks ju, et produktsioonifirma taotles kellegile teisele. Ja, aga enam seda ei saa juhtuda, kui inimene ise omale e-kulkas taotluse teeb, siis ta saab selle e-kulkas ka allkirjastada. Nii et see rong on läinud. See, miks nad tulid paberi peal, ma enam täpselt ei mäleta, seal olid mingid tähelepanekud meie toimetamisele, meie tegutsemisele, et siis sealt need ilmselt tulid. Aga seda muret enam ei ole just. Meil praegu seina peal on, et see ilmub ka Kulko kodulehel just välja või on praegu? Ja tegelikult see on väga oluline punkt, millest me ei ole veel rääkinud, et kõik see, millest me oleme täna rääkinud, on hüpoteetiline. Sellepärast, et need uued punktid kinnitab Kultuurkapitali nõukogu alles 9. veebruaril ja kui need punktid kinnitatakse, siis nad ilmuvad ka kodulehele. Nii et selles mõttes me ka ju tegelikult praegu uhame natuke nagu pimeduses ja püüame ise ka selles uues olukorras orienteeruda. Nii et kõik parandusettepanekud või täiendused või mingisugused sellised asjad on väga oodatud. Et võib-olla me oleme vales suunas läinud või mingi teatud määral vales suunas, et siis parandage meid, tehke ettepanekuid ja me saame neid arvesse võtta. Seda aega veel natuke on, nädal aegu. Jah, täpselt, et me ootame tõesti. Tahtsin küsida veel, et kas ma saan õieti aru, et see loometöötaotluste süsteem ja nüüd nende produktsioonitaotluste süsteem siis peaks ideaalis toimuma niimoodi, et produtsent teeb eelläbirääkimise näitlejatega, kes teevad siis, saab aru, et tal on vaja õppida näiteks kitarri mängima suveks või sügiseks ja esitab loometöö taotluse ise, mitte ei tee seda produtsent ja talle makstakse siis selle kitarrikursuse raha kinni ja koostatakse kitarr või ma ei tea, või seda vist ei saa. Ja siis esitab produtsent nagu täiseelarve, kus ta enam seda kitarriõpetut sinna sisse ei saa pane, vaid näitab ainult seda konkreetset tööd koos maksudega. Kas ma olen õieti aru saanud nagu? Ja samas, aga te võite koos Kralliga hakata ka loometöötaotlust taotlema Harfile ja mõtlete läbi mingisuguse uue asja, aga teil ei ole kontsert või etendusasutust veel selja taga. Te põhjendate väga selle ära, mis idee teil on ja me leiame, et see tõepoolest Aga kui tahaks trummikursuse võtta, et ma olen... Ja võite ka trummiga, üks on Harfil, teine trummil, aga tähtis on lihtsalt see, et see on mingisugune idee millestki, aga teil ei pruugi veel selja taga olla siis nii-öelda produktsioonimaja või teatrit või juriidilist isikut. Aga trummi ja aga hea idee on. Trummi ja kitarrikursustele ma soovitaksin küll taotada seda kõige esimest, seda stipendiumi. Kui te tahate ennast täiendada selle näitlejana, et hakata mängima ka harfi hästi, siis võiks taotada stipendiumi. Ilma igasuguse konkreetse etendusega produktsioonifirmata selle juures. See oli siis see esimene loometöö stipendium. Selge. Aga jah, aitäh, ma võtan arvesse ja hakkan taotlema. Ja vabandust, läks teravmeelitsemiseks siin, aga selles mõttes mõte on nagu arusaadav, et lihtsalt et selle jaoks, et loometöö toetuse taotlust esitada ja seda saada, peab olema hea idee asjast, mida te tahate hakata ette valmistama. Aga sihtpunkti ei pea olema. Teil võib olla produtsent või produktsioonimaja või juriidiline isik juba selja taga, et see toimub seal. Aga võib-olla te selleks hetkeks veel ei ole jõudnud ja ei ole kokkuleppele produtsendiga või selle juriidilise isiku jõudnud, mis moel ja kus see üldse võiks esietenduda.
aga selge on see, et see projekt on lahe, mis te olete välja mõelnud ja see vajaks nagu ettevalmistust pikemat ja põhjalikumat ja see väärib toetust. Nii teie kui meie silmist. Oli arusaadav? Jah, ja loometöö toetuse tulemusena peab sündima teos, et ainult trummi ja harfi õppimisest ikkagi ei piisa. Mul jäi natuke Maret Kukuri, Maret Lehviti, kui sa oled veel kaamera taga seal, et mul jäi natuke see kummitama, et tegelikult meil on ju siin selles projekti taotlustest, seal oli kirjas välja toodud lausa, et sotsiaalsed garantiid on tähtsad. See tähendab tegelikult kõiki riigimakse, mitte ainult tulumaksu ehk siis, et autorilepingu järgi makstav. Seda ju Kulka nii-öelda pärast aruandluses kontrollib. Et see oleks veel selgelt öeldud. Loen siit chatist küsimusi, et kui prooviperiood lõpeb maikuu lõpul ja näitleja sõlmitud lepingu kohaselt toimub prooviperioodi tasu maksmine peale esietenduse toimumist juunikuu alguses, siis kas 20. veebruaril esitatud taotlus kvalifitseerub? Jaa. Et ei saa esitada taotlusi projektile, mis on taotluse esitamise hetkeks juba toimunud. Põhimõtteliselt on lubatud 20. veebruaril esitada taotlus projektile, mis esietendub 21. veebruaril. See ei ole soodustatud, aga see on lubatud. Ma küsin nüüd veel sellise küsimuse, et kui alustame projekti ettevalmistamist ja lavastaja taotleb loometöö siis toetust, eks ole, selle ettevalmistamiseks ja taotleb võib-olla kunstnik ja ta valmistab seda siis 3 kuud ette. Ja kui produtsent siis teeb projekti toetuse ja sinna kirjutab sisse ka kas siis uuesti näiteks lavastaja töötasu, kunstniku töötasu, sest siis algab just nagu töö. Et see võib olla dubleeritud ja nii on. Ja, sest eelnevalt siis antud loometöö toetus ei lähe arvesse töötasuna. Et nad on täiesti erinevad asjad. Inimene töötasu prooviprotsessi eest saab ikka. Siin ongi see juhtum, kus me nüüd saame selle aususe rea peale nii-öelda, et ta saab seda projekti toetusena, saab lavastaja täistasu selle nii nagu näitlejagi, on seni saanud, eks. Aga loometöö toetus on siis sinna sellesse projekti kogu summasse me ei arvesta, jah. Et tegelikult see on ka näiteks see juhtum, millest meil oli juttu, et näiteks produtsent võib teha nii, et ta küsib meilt töötasu lavastajale, ta saab selle töötasu, aga siis mingil hetkel ütleb, et tegelikult sinu töötasu kuluks meil ikkagi ära tehnikarendile, et me võtaks su töötasu maha siit eelarvest, sest sa said juba eelnevalt 3000 eurot loometöö toetust, et tegelikult sellist vangerdust teha ei tohiks. Küsin jälle chatist olnud küsimuse, et kui Kultuurkapital on eraldanud näitlejale prooviperioodiks tasu, aga näitleja siiski ei saa lavastuses kaasa teha, siis kas sama toetust tohib rakendada uuele näitlejale? Kui tohib, siis kas piisab ainult muutuse aruandluses kajastamisest või peab eelnevalt Kultuurkapitali teavitama? Seni vähemalt on ikkagi tulnud esitada muudatusavaldus, mille me tegelikult ikkagi väga suure tõenäosusega aktsepteerime. On olnud mõned juhud, kus me ei ole olnud nõus vahetusega, kus just on siis, kui me oleme eraldanud toetuse kutselisele tegijale ja poole pealt on soovitud vahetada see välja mitte kutselise tegija vastu. Ja, et tegelikult neid lepingu muudatuse avaldusi võib saata jooksvalt ja neid me ka menetleme jooksvalt, et meil ei ole kindlat korda, aga ütleme iga kuu-2 tagant me need üle vaatame. Kadri kommenteerib siin, et tahab rääkida natuke OÜ-tamisest.
mina produtsendina maksan artistile summa arvega. Mul see siis palgafondi arvutustega ja suurem oluliselt kui see 1600, mis varem oli. Siis minu silmis ta on saanud palgafondi raha, aga tegelikult me ju teame, et mina OÜ-sse revideerima ei lähe. Ta ei pruugi seda ju ise maksta töötasuna endale. Me ei saa seda kontrollida ja me ei peagi seda saama kontrollida, sellepärast et võib juhtuda, kui ta maksaks, kui Kadri maksaks sellele näitlejale töövõtulepingu või käsunduslepinguga ja ta maksaks talle isegi 10 000 ja see oleks selle näitleja ainukene töö aastas ja ta maksaks need riigimaksud ära, siis ülejäänud, ma ei tea, mitu kuud aastas, eks ole, oleks see näitleja ilma haigekassata paraku praeguse seisu järgi. Nii et selles mõttes see on normaalne, et inimesed oma OÜ kaudu maksavad ise, hoolitsevad oma ise maksukoormuse eest. See ei ole meie mure praegu ju. Jah, et tegelikult see on siis tõesti inimese enda vastutus. Me anname tõesti selle võimaluse maksud sealt maksta. Nagu ma enne ütlesin, ega kui kehtiks endine kord, et selle näitele makstakse, ütleme, näitleja eelmises korras ei olnud, ütleme kunstnikul maksaks see loometöö toetus, see 2000 näiteks eelmise korra järgi, mis oli, siis kui ta on OÜ, siis ta peab ikkagi ju või FIE, siis ta peab ikkagi oma riigimaksud õiendama. Seda siis oma siis nii-öelda töötasust. Praegu ju Kulka maksab lisaks töötasule juurde need maksud. Juhul, kui ta toetab, jah. Küsiks ka selle palkade väljamaksmise osas, et näiteks kui sellesamast OÜ-tamisest lähtunud, et tegelikult ka OÜ-tades ju inimene võib maksta endale näiteks miinimumpalka mitme kuu jooksul versus projektiga seoses ta saaks selle ühe palga 1 kuu jooksul. Aga nüüd, kui meie siis selle vahendava organisatsioonina, kas meie võime ka maksta inimesele mitmes jaos seda ühte palka, kui isegi kui see prooviprotsess võib-olla kestab, ma ei tea, X nädalat, 3 nädalat, aga me maksame näiteks 3 kuu jooksul seda palka. Takistusi ei ole, kui tegemist on sellise lepinguga, mis viitab väga otse konkreetsele lavastusprojektile. Ehk me jälgime järelevalves seda, et välja makstud tasu, ükskõik on ta siis korraga või mitmes jaoks makstud, oleks seotud selle toetusega, mis sihtkapital on eraldanud. Muud takistust meie poolt vaadatuna ei ole. Ja, või see lihtsalt loobki inimesele võimalusega mitmest kohast saades palka tagada endale näiteks, eks ole, ravikindlustus. Aitäh. Siin on üks küsimus, millele te justkui vastasite, aga ma esitan siiski. Kuidas mõjutab osalejate valik, kas on parem, kui lavastuse osalejad on nii-öelda kohalikud või saab ka välismaalt inimesi kutsuda? Saab kutsuda, kätt ette ei pane, soodustame isegi. Me ei tee jah tõesti sellist vahet. Kas kõik küsimused on otsas? Need, mis chatist tulid, on nüüd esitatud ja osad need, mis kirjalikult tulid, mulle tundub, et nendele vastatud ja kui nüüd ei ole vastatud, siis me saame ka kirjalikult neile veel eraldi vastata, ma pakun välja. Et kas on veel? Kui on veel saalis, siis võime vastata, aga tegelikult me ilmselt tuleme siit lavalt alla ja oleme ikkagi olemas, et võime ka väiksemas pundis rääkida. Sel juhul ma teen ettepaneku otseülekanne lõpetada ja tänada kõiki. Aitäh kõigile ja